Ühel päeval jõin kraanist vett ja see maitses täiesti kohutavalt, nagu täiesti talumatu, mingisugune rõve maitse oli juures, aga ei olnud aega sellega tegeleda. Mõtlesin, et okei, imelik, äkki läheb mööda. Kirjeldab tartlanna Kelly olukorda, kuidas ta sai teada, et kortermaja, kus ta elab, on pandud veepehmendusseade. Tegemist on kasvava trendiga. Inimesed paigaldavad sellise seadme oma koju või tervele kortermajale, et vältida katlakiviteket pindadele ja muidugi kodumasinatele. Kuidas mõjutab see seade aga meie joogivett ja seeläbi meie tervist? Katlakiviteket joogivees põhjustavad kaltsium ja magneesium. Veepehmendusseade aga viib nende osakaalu vees väga madalaks ja asendab need naatriumi osakestega. Lihtsustatult öeldes on selline vesi mineraalainete vaesem, aga soola rikkam kui ühisveevärgist otse tulev vesi. Ja mida rohkem soola, naatriumi inimese dieetis, seda suurem risk tema tervisele. Näiteks erinevaid südameprobleeme, erinevaid vererõhutõuse ja samamoodi ka neerudele annab täiendavat koormust, et tegelikult veepehmendajate kasutamine on nagu nii ja naa, et ta nagu teeb vett küll pehmemaks ja kaitseb meie kütte neid katlaid ja erinevaid boilerid, aga samas tekitab nagu uusi probleeme võib-olla ka inimese tervisele. Kuid lisaks kõrgele soolasisaldusele põhjustab seade veel olulisel määral kaltsiumi ja magneesiumi osakaalu langust joogivees. Ta võtab ka liigselt ära neid kasulikke mineraale, mis siis nagu tegelikult on organismile väga vajalikud, et me peaksime muidu toiduga võtma palju rohkem toidulisandeid ja erinevaid kaltsiumi ja magneesiumi mineraale sealt tagasi saama. Kaltsium ja magneesium on luude ainevahetuses ja lihaste ainevahetuses üliolulised ja ka koos D-vitamiiniga nad toimetavad, et D-vitamiin siis imendub koostöös kaltsiumi ja magneesiumiga. Kui Kelly maja elanikud poleks vee üle kurtnud ja ise proove teinud, jooksid nad siiamaani vett, mille soolasisaldus oleks lubatust kõrgem. Nimelt näitasid elanike poolt tehtud veeanalüüsi tulemused, et seade vähendas vee karedust ehk kaltsiumi ja magneesiumi osakaalu vees praktiliselt nullini ja samal ajal tõusis naatriumitase joogivees üle lubatud piiri. Alles pärast seda timmis ettevõtte seadme nii, et soolasisaldus vees mahtus napilt lubatud piiridesse, kuid oli siiski 4–6 korda kõrgem kui ühisveevärgist tuleval veel. Tõsteti ka natuke veekaredust ehk kaltsiumi ja magneesiumi osakaalu. Nad midagi timmisid ja kruttisid küll, aga tundub natukene ebanormaalne, et me hakkame veest võtma asju välja ja siis panema teisi asju sisse. Et see ei ole ikkagi sama. Kas spetsialistid ei näe mingit vajadust meie ühisveevärgist tulevat joogivett läbi erinevate seadmete või filtrite lasta? Ma arvan, et meie kraanivesi on ikkagi väga heas kvaliteedis ja ta on nagu kõrge kvaliteediga kõigi muude riikidega võrreldes. Kui rääkida joogivee kvaliteetist, siis Eestis on joogivee kvaliteet on väga hea üldiselt, kui me räägime ühisveevärkidest. Võtsime ühendust Eesti ühe vanima veepuhastusseadmeid müüva ettevõtte Meridoniga, kust öeldi meile, et enne sellise seadme paigaldamist tuleb kindlasti teha veeanalüüs. Enne veepehmendusseadme valimist peaks kõigepealt tegema veeanalüüsi, ehk selgitamaks välja, kas on seda üldse vaja ja mil määral on seda vaja. Kuid ka nende esindaja tunnistab, et kuigi kodumasinate tervisele mõjub veepehmendusseade kindlasti hästi ja seda saab alati vastavalt kliendi soovile timmida, siis inimese organismile on joogiveena parem otse ühisveevärgist tulev vesi. Sisuliselt vee pehmendamist joogiveena ei taunita, sellepärast et pehmendatud vesi vastab kõikidele joogivee normidele, aga meie ettevõte soovitab kas siis veemõõdu sõlme selliselt ehitada, et inimesel oleks võimalik joogiks tarvitada täitsa toorest vett ehk pehmendamata vett.